Nii, on 28. aprill, ma ei tea, kui palju ma vlogida saan, sest et mul on reaalselt ainult üks aku. Aga reaalselt istume rahulikult siis diivanil. Mina istun diivanil, Kaspar õues. Arvasime, et meil läheks lihtsalt toas elekter ära, onju. Et lihtsalt nagu, meil vahepeal ikka aega, et lööb nagu elektri välja, onju. Ja elekter tagasi ei lähe. Panen kaitsmed sisse välja, tagasi ei lähe. Siis vaatame, et okei. Interneti ka ei ole telefonis kummalgi, helistada ka ei saa, valgusfoorid ka ei tööta, mitte midagi ei tööta, üldse elektrit, mitte kuskil ei ole, mitte ainult meie majas. Ja meil on selline raadio, mida saab laadida päikesepatareiga ka ja nüüd mis on meil ammu juba igaks juhuks ostetud. Jumal tänatud, et on. Ja nüüd me lihtsalt üritame hispaaniakeelsest raadiost aru saada, mis seal raadios räägitakse, mis juhtus. Midagi oleme aru saanud, et Portugalis on ka hetkel see, kogu Hispaanias vist on elektrikatkestus, mingisugused evakuatsioonid toimuvad, nägime politsei siin ka juba hakkab liiklust korraldama. Ja mina, mida ma tegin praegu hetkel, vann jookseb vett täis, et saaks vetsus käia. Jumal tänatud, et see vann meil olemas on. Natuke veel, siis see on ka täis. Ja mida ma veel tegin? Ma panin kõik vett täis. See suur pott, see väike pott, pann, pott. Siin on kõik on vett täis, on ju? Varsas on meist mingi tunnelis on meist evakueerimine. Et sellega tegeletakse. Ja tundub küll, et üle Hispaania ja Portugalis on ka, kui ma õigesti aru saan, võib-olla ma panen täiesti mööda. Okei, no kunagi saame teada loodetavasti. Okei. Igatahes meil just täna hommikul läksid Kaspar õde ja tütar läksid kella 7 lennukiga ära ja see vool läks ära meil umbes nüüd pool tundi tagasi, mingi kella 1 paiku, enne 1 võib-olla. Nii et jumal tänatud, et nad läksid hommikuse lennuga, sest ma kujutan, et lennuliiklus on ju ka nüüd suletud. Probleem on mingi metrood, vaata, kuskilt maa all, need ei seisma. Et siis nendega toimub mingi evakueerimine. Need ei saa kuidagi edasi inimestel seal. Et need, kes just kuskil tunnelis on jäänud. Kujuta, et mõtle, kui sa oled reaalselt kuskil tunnelis või metroos. Metrood ju tegelikult tihti peale, need on nagu see tee, mida sa läbid, on ju ülikitsad, kus on nagu lihtsalt on nagu sein vahel. Ja mõtle, kui see jääb seisma. Issand, kui hirmus. No see on ikka väga hirmus. Okei, no meil on isegi hästi, ma loodan, meil toit on piisavalt, nagu meil ei ole tegelikult väga palju toitu, sest meil olid sipelgad ja me ei ole nagu meelega liiga palju toitu siia varunud, et sipelgad nagu ei läheks kallale sellele toidule, aga meil midagi on õnneks. Ja just viimase mingi paari nädalaga on rohkem kogunenud toitu koju ja õnneks nüüd saab vett ka siin täis kõik. Kassidel on süüa, kassidel on krõbuskeed, ma arvan, me elame selle üle. Ükskõik, isegi kui see peaks mingi nädal aega kestma. Ainuke mure on mul praegu see, et me pidime täna ühe Skyborgi postitusi üles panema ja nüüd me ei saa isegi teada anda neile, et me ei saa seda postitust üles panna. See on minu mure, aga samas kui see on nagu nii suur asi, kui isegi nagu meie seda mingi Torrevieja väikesest maavärinast räägiti Eesti uudistes, siis ma usun, et ka sellest räägitakse Eesti uudistes, et Portugalis ja Hispaanias on nagu elekter täiesti ära. Kindlasti räägitakse selles suhtes. Ma proovisin oma emale helistada. Ma proovisin oma sõbrannale saata sõnumit, ma ei saa mitte midagi teha reaalselt. Veider. No pesus saame käia näiteks meres ujumas. Vetsus saame käia siin. Reaalselt, mis toimub. Võib-olla läheb vesi ära, võib-olla ei lähe, ma ei tea ju, aga igaks juhuks lihtsalt olen seda vett varun praegu, et pigem seda vett on väga lihtne ära lasta hiljem, aga mõtleme, et Elol on 30% akut näiteks, sellel on aku suht täis, meil on õnneks jumal tänatud, meil on see raadio, kus meil on päikesepatareiga saame laadida ja see on tegelikult ka akupanga eest, et me saame nagu juhtme taha panna ja sealt ka telo laadida, aga samas mida ma teloga teen, kui meil ei ole netti, mitte midagi, levi ei ole. Nii et ega siis ei olegi muud, kui ootame.
Vaadake, kui sõltuvad me elektrist oleme. Haige. See on siis meie kriisiraadio. Siin on päiksepatarei, vändaga patarei ja aku. Nii et tasus ära. Tõesti tasus ära, juba on ära tasunud. Muidu peaks autost kuulama. Aga ma tahaksin tegelikult minna tänavale ja kuulata, mis siin räägitakse, et nagu mis nagu politsei näiteks ütleb, et kui kaua see võib aega võtta, kas nad üldse teavad midagi või mis nagu juhtus. Nii, käisime poes ära, käisime mitmes erinevas 24/7 poes ja asjad olid, ütleme asju veel oli, aga veed hakkasid vaikselt otsa saama poodidest. Igatahes ostsime igasuguseid kuivikuid, mingid saiu, purke, mis on seal vetsus hetkel ja vett ka kõvasti. Milline meeleolu siis valitseb hetkel? Ma ütleks, et hispaanlased üldse on selline chill rahvas, et pigem selline nagu chill on hetkel. Ma ei tea, kui see kauem kestab, siis ilmselt tuleb suurem paanika. Praegu kust saab osta süüa on ainult nendest ongi 24/7 poodidest sularahaga. Kõik teised poed on ju kinni, sest nendel on vaja kaardimakset. Paljud küsivad kaardimakset poodides, aga kui sularaha ei ole, siis maksta ei saa. Nii et see on jällegi üks põhjus, miks sularaha peab kodus olemas olema. Sain, muidu me ei saanud üldse telefoniga helistada mitte midagi, aga poe juures sain korra ema kätte, nagu mingi suure vaevaga. Sain talle öelda, et meiega kõik hästi, meil on süüa, meil on juua, see oli mul peamine, et talle teada anda, kõik on korras. Proovisime ka Skyparki helistada, ei saanud kätte neid ja lähme proovime hiljem veel, kuigi õnneks ma sain oma ema käest teada, et uudised on igal pool juba, et hetkel on vool ära Portugalis, Hispaanias, Saksamaal, kus veel? Kuskil oli veel ära ühesõnaga, et hästi nagu, ma arvan, et siis on Itaalia ja Prantsusmaa ka megalaiulatuslik katkestus. Ma ei tea, kas see levib edasi ka mujal Euroopas. See võimalus on olemas. Igatahes elame näeme. Õnneks on meil süüa juua, kassidel on süüa juua. Ja elame üle. Meil on õnneks apelsine ja mingid muid asju ka veel, mis me oleme siin eelmistel päevadel ostnud. Kõht on päris tühi, midagi meil soojusööki ei ole, kõik on otsas. Söösöök, ma mõtlesin hiljem neid ube keeta, ma ei ostsin turult, aga kus ma neid nüüd keedan. Nii et jah, oleme super sõltuvad elektrist tänapäeval. Aga ma praegu lõpetan, võib-olla ma tahan veel vlogida ja mul on akud siin õnneks täis. Ja tegelikult ma ju peaksin see reede juba sõitma Eestisse. Lennupiletid on olemas, ma ei tea, kui kaua see elektrikatkestus kestab. Kas ma üldse saan Eestisse minna? Sest tegelikult ennustajad on väga pikalt juba ennustanud blackouti. Kerro juba paar aastat tagasi ennustas kogu Euroopale blackouti, minu juurest ütles kogu Euroopa. Nii et sellist, et kõik läheb mustaks, sellist asja on väga kaua ennustatud. Ja nüüd tundub, et see on käes. Väga imelik. Mega imelik, aga pigem ma olen selles blackoutis siin Hispaanias, kus uues on soe. Praegu ma tean, et Eestis on suhteliselt, kuigi maikuu hakkab, aga ikkagi vaatasin just story'si mingi lund 100 selles üks päev, et nagu selles suhtes pigem oled siin. Ja pesus saab käia ju meres, kui vaja. Lihtsalt soolakiht jääb peale, aga muidu saab käia küll. Nii haige. Ma on selline tunne, nagu saaks mingi uni, aga ma ei ole kunagi uskunud seda blackouti väga, nagu ma olen kogu aeg mõelnud, et okei, see võib tulla. Eestis ka varusime kunagi endale igasugust asju koju söögiks ja joogiks, aga siis nagu sõime need ära mingi aeg. Aga jah, nii on see käes. Lähme nüüd 3. tiiru vett ja igasuguse muid asju ostma. Inimesed ikkagi kõnnivad veekanistritega välja ja sain korra veel emaga ühendust niimoodi, et saame sõnumi saata ka Skyparki, et postitame esimesel võimalusel ja ega muud ei olegi, ma sain teada ilmselt ka, et tegelikult öeldakse, et keskööks peaks tulema tagasi vist see elekter. Oi jah, ei tea. Siin isegi on tõesti palju võtta. Kolmekas hinda ei ole tõstetud vahepeal. Kui nad saaksid. Nad saaks küsida küll. Aga näed,
päike paistab natukene sisse ja annab veits valgust küll siia. Mis siin läinud on siis? See on siuke suurem pood, suurem väikepood. Aga teised väiksemad poed meie kodu juurest näiteks on suhteliselt siuksed asjad ära ostetud juba ja purgid ka, aga ilmselt nad täidavad ka siin kogu aeg. See on siuke nurgatagune, vaata. Keegi ei tea veel seda poodi võib-olla. Jaa. Tead ma... Nendel väikestel poodidel on täna kindlasti õnnepäev, sest et inimesi voorib sisse välja. See on praegu siin täitsa kõrvaline kood, kus meie käisime, aga näiteks kui nüüd minna nagu põhitänavatel rohkem, siis juba näiteks meie tänaval oli ka seal, pood oli täitsa rahvast täis, ei mahtud põhimõtteliselt liikumagi, et ikkagi need väiksed poed, kes arveldavad sularahaga, kes on mingid väiksed pereettevõtted, nagu siin Hispaanias suhteliselt tavaline on, siis need on lahti, need müüvad, saavad kõvasti kasumit hetkel, aga mõtle, kui see elektrikatkestus näiteks kestabki nüüd päevi, siis ei ole siin nalja. Aga tasub olla igasuguseks asjadeks valmis sihukestes olukordades. Kõige parem on see, kui sa oled valmis, siis sa ei karda. Aga kui sa ei ole valmis, siis sa kardad. Valgusfoorid ka loomulikult ei tööta. Ei tööta. Ei tea, mis pudelid need siin on? Mingi nurga peal igal pool. Pandud usu. Mis asi see on reaalselt? Inimesed siin chillivad ka veel rannas. Nii, ja ma näitan teile nüüd, millist on meie varud. Meie varud on siin. Siin on meie veed, kõik. Siis siin on mingisugused, ma ei tea, mingid kalakonservid. Siis meil on päris palju ube, põhimõtteliselt kõik need on omad. Ma ei tea, mingi vene poes käisime, mingi guljaš on siin. Siis on veel mingid guljaši. Mingi suke toit veel. Siis on meil siin need saiad, küpsised, veinid. Siis mingid kuivikud. Mingi sükene riisi, paella värk on ju, mitu pakki. Ja siis veel muud asjad, mis meil külmkapis on. See vesi ja külmkapi on praegu lahti ei tee, sest et ma ei taha, et külm välja läheks. Nii et sellised asjad on meil olemas. Jah. Näitan teile seda, aga kuidas me siin kuulame, mida me siin peale hakkame vahepeal oma eluga. Selline on see raadio. Siin me oleme. Üritame hispaania keelest aru saada. Sadna mõistab kõike. Pradna mõistab üleüldse kõike. Pradna ammu teab juba, mis toimub. Ja mingid kebabikad on lahti. Kinni või? Aga mis nad teevad siin siis? See vist on ka kinni. Aga siin inimesed söövad väljas täitsa, nii et ma ei tea. Kuivaine lett on siin ühes poes. Peaaegu tühi või krõpsulett siis. Pime on ka muidugi igal pool. Vaatame, mis siin mujal toimub. Siin ikka on veel asju. Inimesi on ka palju. Purke on siit võetud. Aga ikka jagub veel. Kell on 19.24 ja elekter tuli just tagasi. Nii et vaatame, kas tuleb ka muu levi tagasi. Hetkel veel ei ole. No nii, täna on juba teisipäev 23.14 ja me saime siis hommikul elektri tagasi. Nagu tegelikult eile õhtul tuli ka elekter korra, nagu te nägite. Aga see läks sama hästi ka ära. 20 mintsa pärast umbes. Aga mis siis vahepeal juhtus, miks ma vahepeal ei vlogid, sest ma jäin haigeks ja ma reaalselt lihtsalt terve päeva põhimõtteliselt oksendasin, magasin, mul oli nii räige kõhuviirus, mul ei ole nii hull olnud, et ma oksendan ja mul ei hakka parem pärast seda. Võt see on kõige arvedam. Ühesõnaga ma loodan, et nüüd see on läbi. Praegu ma käisin pesus ära ja nüüd mul on juba palju parem olla. Ma lähen kohe uuesti jälle magama. Ma olen viimase 24 tunni jooksul maganud, ma ei tea kui kaua reaalselt, meeletult palju ühesõnaga.
ja väga hea oli ärgata nii, et elekter on tagasi ja see on väga suur asi. Loodan kõigi inimestega kõik korras. Et selle elektrikatkestuse tõttu keegi, ma ei tea, oma elu ei kaotanud, sest see on üldse naljaasi tegelikult. Inimesed väga palju sõltuvad elektrist, näiteks mingid, ma ei tea, hingamisaparaadid, asjad kõik, mis võivad küljes olla inimesel, et mis on temale eluks vajalikud. Metrood, kuhu inimesi kinni jäid, kõik asjad. Et jah, ütleme nii, et see asi raputas korralikult. Nagu te näete, siis meie nagu mingi väga stressis ei olnud, aga natuke ikka, sest et sul on see, et sa ei tea, millal sul tuleb kõik elekterlevi tagasi. Sa ei tea üldse nagu mitte midagi, miks see tuli. Isegi tänase päevani põhimõtteliselt ei tea, miks see oli. Et õppetundsid kõigile, varuge endale koju kõvasti vett, kõvasti süüa, siukest, mis ei rikne. Varuge endale selline raadio, nagu meil on, et mis töötab päikesepatarei abil. Lihtsalt olge valmis selles, et te ei pea sõltuma elektrist, levist. Minu jaoks oli väga hämmastav, et elekter kaob ära, aga et mul kaob ka ära telefonilevi, mul kaob ka ära internet. Et väga, jah, siuke imelik. Nii et nüüd meil vähemalt on ka valmidus olemas ka järgmisteks kordadeks, enam-vähem midagi on nagu kodus, et nälga me ei jää ja korralikult raputab selline asi ikkagi läbi, et midagi muud öelda ei ole selles suhtes. Meil oli kõik hästi, aga mis teistel kõik, kes mingi sõidavad kuskil, näiteks teevad mingi tripi kuskile, oletame, ma ei tea, sisemaa poole, mägedesse. Ja siis järsku sul ei ole internetti, ei ole elektrit, sa ei tea, kus sa oled, sul on vaja Google Mapsi selleks, et orienteeruda, aga sa ei tea, kuidas kuhu saada. Ühesõnaga, igasugused variante võis olla eile. Ja see, ütleme nii, et annab omad õppetunnid, nii et võtke ka teie siit õppetunnid. Oli tavaline esmaspäev kell 12 ja kõik elekter kaob ära, kõik levi kaob ära, et jah. Aga ma lugesin, et see vist on ka Euroopa suurim elektrikatkestus, mis on olnud. Või ajaloo suurim, mitte Euroopa suurim, ajaloo suurim. Nii et jah, aga tõmba selle vlogi otsad kokku. Oli selline teistmoodi vlog siin. Ma ei tea, ma ei ole oma eelmist vlogigi jõudnud ära postita, nii et ma ei tea, millal see siin üles läheb. Aga igatahes saite neid ehtseid emotsioone siin näha. Päriselt nagu, mida me tegime, kuidas meil läks sellel ajal. Nii et jaa. Oli selline teistmoodi vlog seekord. Ma olen varsti Eestisse jälle, nii et jah, ma seepärast ei vlogigi edasi. Aga olge hoitud, võtke omad õppetunnid sellest vlogist. Minge reaalselt oske endale koju asju, see ei ole nagu naljaasi. Et kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Ja jah, likige seda videot, subscribe'ige mu kanalit. Thanks, et vaatasid. Ja näeme jälle järgmises videos.